Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Peaminister vabandas eile valitsuse juhtpartei tegevuse pärast eeskätt pealinnas ja pöördus eile ka riikliku lepitaja poole, et uurida valitsuse ja riigielanikkonna võimalikku lepitamist. Valitsusel on tulnud viimasel ajal langetada väga ebapopulaarseid otsuseid, mille tagajärjel tekkinud meeleolude ja pingete leevendamiseks olekski lepitust hädasti tarvis. Esialgse tegevuskava kohaselt käiks riiklik lepitaja läbi kõik Eestimaa kodud ja räägiks mõne sõnaga olukorra lahti, annaks teada, et tegelikult valitsus ikkagi hoolib riigielanikest ja ettevõetud ebapopulaarsed sammud ja majanduslik olukord ei ole taotluslik, vaid lihtsalt paratamatus, millega tuleb leppida. Tõenäoliselt jääb ühest riiklikust lepitajast väheseks ja uuest kuust määrab valitsus iga leibkonna juurde püsiva riikliku lepitaja, kelle ülesandeks jääb igapäevaselt lepituse otsimine valitsuse ja inimeste vahel. Esimese asjana lepivad leibkond ja lepitaja kokku lepitaja töötasu suuruse, mis sõltub sellest, kui raske leppimisprotsess on. Leplikele inimestele maksab kohustusliku lepitaja teenus ka oluliselt vähem. Kuna varastamine kauplustest aina sageneb, samas ei ole poodidel ka palju võimalusi varaste ohjeldamiseks. Keelatud on fotode ja videomaterjali avaldamine, mis paneks varga avaliku häbiposti. Siis on poeketid välja töötamas e-varga platvormi. Varas teeb endale e-varga konto ja saab rahulikult varastada kodust. Nii ei pea varas minema poodi riskeerima. Poed omakorda saavad kokku hoida turvateenuste ja kohtuprotsesside ja suurte trahvide pealt ja võidus on kõik. Kuna aeg on majanduslikus mõttes karm, siis on plaanis lubada, et e-varga platvormiga saavad ühineda ka poodide seni ausad kliendid, kelledel lihtsalt aeg-ajalt tekib vajadus varastada. E-poes tellimust täites saabki inimene tulevikus valida, milliseid asju soovib ta soetada raha eest ja milliseid varastada. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi uurimiseks omal ajal valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratooriumi ülesandeks on elu või selle jälgede avastamine meie naaberplaneedil ja vajadus seadmeid testida. Keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida kulgurit Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule on palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest. Seni ei ole ühtegi kindlat teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üliväikeses koguses põhimõtte jäänuseid, siis need leitakse. Samas jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitika maastikus tehtud satelliidipildid seda, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Ja veel teaduse vallast. Euroopa sotsiaalteadlaste rühm, kes aasta alguses sõitis Eestisse, et uurida väidetavaid võõraviha ilminguid ja võõraviha üha kasvavat levikut, on teinud oma tööst esimese kokkuvõtte. Kõrvutades teisi Euroopa riike paistab Eesti silma võõraviha väga väikese kandepinna poolest. Võõraviha täheldati harva ja uurimistulemused olid alguses teadlastele suureks üllatuseks. Analüüsides aga olukorda süvitsi selgus ka põhjus. Eestis on levinud valdavalt oma viha. Vihased ollakse peamiselt üksteise peale ja oma viha suur ulatus jätab võõravihale väga vähe aega ja ruumi. Kuna aga oma viha ei ole Euroopas kuidagi keelatud ega muul viisil taunitud, siis mingeid ettekirjutusi Euroopa vastavad instantsid ka Eestile ei plaani. Eetris olid uudised.